Tere hommikust kõigile. Tore teid jälle meie Simplebooksi webinaril kohata. Ootame veel natuke aega enne, kui me teemaga alustame. Ehk siis veel kord tere tulemast Simplebooksi järjekordsele webinarile. Seekord on meie teemaks siis põhivarad, et kuidas neid siis siin Simplebooks tarkvaras sisestada, kuidas me nad ostame, kuidas me neid müüme ja kui meil on vaja lihtsalt maha kanda, mida me siis teeme. Et sellised teemad me käime täna läbi. Ehk siis teadupärast on põhivarad sellised ettevõtte varad, mida kasutatakse rohkem kui 1 aasta jooksul ettevõtluse tarbeks. Ja alati pannakse ju ka kirja raamatupidamise sise-eeskirja, et mis varade väärtus peaks olema ja millisel põhimõtte järgi siis kõik need amortisatsiooniarvestused käivad. Ja täna siis vaatamegi ka kõigepealt seaded üle, et millised on need seaded, mis meil siin vaikimisi paika on pandud. Ja selleks on nüüd siis seadete all meil ka kokkuvõttes 3 kohta, kuhu võiks pilgu peale heita. Et esimene on siis seaded, keskkonnaseaded ja siit nüüd võtame põhivaraseaded. Siin on meil nüüd kirjas vaikimisi, et mis kuupäevast alates siis hakatakse amortisatsiooni arvestama. On võimalik ka valida, et kalendrikuu algusest vaikimisi on meil soetamise kuupäevast. Kannete intervall on igakuiselt märgitud. Taaski on võimalik valida, et kas kord kvartalis või kord aastas. Aga samas, kuna süsteem teeb automaatselt nagunii need kanded ära, et las ta olla igakuiselt, on teil kogu aeg ajakohane info programmis olemas. Esimese amortkande kuupäev on meil märgitud siis soetamise kuu lõpp vaikimisi. Jällegi on ka võimalik siin valida veel teisi variante. Ja amortisatsiooni arvestuse meetod, lineaarne või degressiivne, enamasti siiski Eestis kasutusel lineaarne. Aga kui on teil olemas põhivara, mis on soetatud enne Simplebooksi kasutamise aega, et siis kindlasti tuleb ka see koht üle vaadata, et need seaded siin oleks samad, mis teil varasemalt kasutusel olid. Siis keskkonnaseadetel järgmine asi, mis puudutab põgusalt käibemaksu või põhivara, ehk siis põhivara käibemaksu on siin see käibemaksu liigid. Ja 20% põhivara soetamine, seda käibemaksu liiki tuleks siis kasutada põhivaraga seotud ostuarvetel. Kui ma klikin siia pliiatsi peale, siis ma saan üle vaadata, et mul on siin see sisendkäibemaksu konto on määratud 15.12 põhivara soetamisel tasutud käibemaks. Nüüd need keskkonnad, mis on loodud enne 2019. aasta aprillikuud, et siin võiks üle kontrollida, et kas see on olemas, sest käibemaksu liigid tulid meil siis 2019 aprillis, enne seda ei pruukinud kõiki neid kontosid olemas olla ja siis võib-olla tuleb ise see siia ära määrata. Hetkel ma siin midagi ei muuda, katkestan, lähen tagasi. Ja veel viimane koht seadetes, kus me võiksime heita pilgu peale, on seaded ja automaatsed kanded. Ja põhivara. Taaskord uudel keskkondadel ei ole vaja tegelikult ise mitte midagi siin muutma hakata, kõik on paigas ja vanematel keskkondadel tuleks üle kontrollida põhivara müük müügihinnas, et oleks selline konto olemas, põhivara müügi vahekonto, ülejäänud kontot peaks ka tegelikult põhivara käibemaksu ostuvalt ka see, et võiks üle kontrollida. Et need vahekontod on vajalikud selleks, et põhivara müük müügihinnas, see konto on vajalik selleks, et käibemaksu aruandesse jõuaks info õigesti. Ja mahakandmise korral siis müügi ja vahekonto kõik need, et saaks välja tulla, kas siis on tegu teil kasumiga või kahjumiga põhivara müügist. Et see vahekonto ka mängib siin suurt rolli selles mõttes. Nii, kui meil need seaded üle vaadatud, siis me vaatame, kuidas põhivara ostuarvet sisestada.
nagu ikka tehingud ja ostuarved. Võtame uue ostuarve. Nii on siin natukene juba eeltööd tehtud. Nii ja paneme siia kuupäevaks natukene varasema, siis on näha, kuidas ka see amortisatsioonikanded hakkavad tekkima. Ja põhivaraga seotud kontod algavad meil siis 1.8-ga. Ja kui te nüüd siit hakkate vaatama, siis te saate valida endale sobiliku põhivarakonto. Hetkel ma võtan siit muu materiaalne põhivara. Sisu väli on see, mis tuleks ka ära täita korrektsete andmetega. Siit sisu väljalt jõuab info nüüd põhivarakaardile kirjeldusse ja seal te seda muuta ei saa. Kui te tahate põhivarakaardil nimetust muuta, te peate muutma ostuarvet. Et seega soovitan kohe nagu korrektselt selle kirja panna. Teil ei ole ju kasu põhivara nimekirjast, kus on mitu asja lihtsalt muu materiaalne põhivara, mille järgi te siis neid eristate pärast. Nii, aga oletame, et ma hetkel soetasin töölaua. Selline ja kallis töölaud, mis on väärt põhivarana arvele võtmist. Ja ütleme, et tema hinnaks on 1250 €. Ja nüüd ma valin siin käibemaksu liigi 20% põhivara soetamine. Siin paistab kõik nagu tavaline ja ma salvestan selle ära. Nüüd mulle tuleb ette kohe selline aken siia, kus küsitakse, et kas ma tahan selle põhivarana kohe arvele võtta, põhivarakaardi luua. Aga loomulikult, milleks ma peaksin seda siis eraldi käsitsi tegema, piisab, kui ma vajutan siin jah. Nüüd ma kerin selle ostuarve natuke allapoole ja ma näen, mul on tekkinud siia juurde seotud põhivara ja mul on selline info siin kohe olemas ja ma saan minna siit otse põhivarakaardile. Aga enne heidame veel korraks pilgu siia finantskandesse. Ehk siis, mis siin juhtus, on kasutusel põhivarakonto ja on nüüd ka kasutusel sisendkäibemaksukontona see põhivara soetamisel tasutud käibemaks. Ja kui ma nüüd vaatan siit korraks käibemaksu aruannet, võtan siit pista lahti. Nii, see oli mul septembrikuu, kuhu ma selle arve panin. Nii. Ja nüüd ma näengi, et mul kajastub see käibemaks ilusti 5. real ja ka real 5.2. Ehk siis siin on ta mul nii-öelda kontona ja siia ta arvutatakse lihtsalt ilusti juurde. Nii, sellega on mul korras. Nüüd ma olen siin ostuarve peal uuesti ja lähen seda põhivarakaarti vaatama. Sest mulle siin on ka info, et 20% aastas arvutatakse amortisatsiooni ja ma tahan nüüd üle kontrollida kõik need kontod ja asjad, mis mul siin on. Luubile klikkides jõudsin siis kohe põhivarakaardile ja seadetes on meil võimalik määrata ainult üks põhivarakonto ja samamoodi ainult üks nii-öelda amortisatsioonikonto. Üks bilansi ja teine siis kasumiaruande amortisatsioonikonto. Aga hetkel selle põhivaraga seonduvalt on meil vaja ka neid kontosid vahetada. Ja siis ma võtan siit toimingud menüüst muuda põhivara. Nii, kuna meil oli nüüd tegu muu materiaalse põhivaraga, siis ma valin siia ka õige. Ehk siis 1853 on meil amortisatsioon muu materiaalne põhivara ja kasumiaruande konto valin siis samamoodi siit muude põhivarade amortisatsioon 57.30. Nüüd esimene amortisatsioonikanne tuleb meil siis soetamise kuu lõpus, see meile sobib. Ja amortisatsioon aastas 20%. Ütleme nii, et selle töölaua puhul me arvame, et me ikkagi kasutame teda näiteks natukene rohkem. Paneme siis siia 15% aastas, ehk siis 6 aastat, 7 kuud või 8 kuud on ta meil siis bilansis. Ehk siis hiljem selgub tõde. Ja ma siit salvestan selle põhivara uuesti ära. Ja kuna ma siin nüüd minevikus toimetasin, siis ta juba arvutas mulle amortisatsioonikanded ära.
aga nüüd ma lasen ümber arvutada, kuna ma muutsin ka amortisatsiooniprotsenti. Klikkan siin koosta. Nii. Ja nüüd mul siis on näha siin. Kuna mul ostuarve oli kohe 1. septembril, siis seega on mul tegelikult ka septembri amortisatsiooni summa võrdne teiste kuudega. Kui mul oleks olnud see kuskil seal kuu keskel, siis mul oleks see esimene amortisatsiooni summa väiksem olnud. Nii. Ja kui me nüüd vaatame veel seda põhivarakaarti siin natuke rohkem, siis siin on selline jaotus nagu muudatused põhivara arvestuses. Siia pannakse siis kirja juhul, kui vaadatakse, et näiteks põhivara tegelikult saab siiski kauem kasutada ja te olete liiga kiiresti teda amortiseerunud ja nüüd te tahate veel edasi lükata seda, siis vähendate amortisatsiooniprotsenti. Siis kindlasti mitte enam ei muudata seda siin põhivara nende põhiandmete all, vaid just lisatakse muudatuse alla. Või siis, kui teil on tegu näiteks hoonega, tehakse kapitaalremont, hoone eluiga pikeneb, tema väärtus kasvab, siis siia ka lisatakse see muudatus. Ja tegelikult ma saan teile seda nüüd näidata natukene näitlikumalt. Ma lähen siit põhivarade nimekirja, ma olen siin nüüd natukene eeltööd teinud. Klikingi selle hoone nii-öelda lahti. Ja siin on nüüd mul sellised trikid olnud, et põhivara soetati hinnaga 20 000 aastal 2014 ja algne amortisatsiooni norm oli 10%. Ja siin nüüd vahepeal 2015 tehti remonti, uuendati näiteks katust ja see remondisumma oli 10 000, selle me liitsime siis juurde sellele algsele väärtusele. Siis nüüd tema väärtus on 30 000. Katus on selline suur asi, mis pikendab nii-öelda hoone kasutusiga, et igati õigustatud meil siia see juurde panna. Ja nüüd novembris 2015 tehti veel üks muudatus, ehk siis tehti veel, renoveeriti, anti hoonele jällegi nii-öelda kõvasti väärtust juurde. Nüüd on tema nii-öelda hinnaks juba 50 000 ja ühtlasi nüüd tema kasutusiga ka kindlasti pikenes, ehk siis muudeti ka amortisatsiooniprotsenti, see on nüüd 5%. Ja kuna meil oli tegu nüüd 2014. aastal soetatud hoonega, ehk siis mis oli nii-öelda enne SimpleBooksi kasutusele võtmist meil, sest me nagu hakkasime 2020. aastast siin pihta, siis on meil siin selline koht nagu amortisatsiooni ajalugu ja peidetud amortisatsioonikanded. Kui ma nüüd klikin siia peale, siis tuleb nähtavale kõik see varasem amortisatsiooni arvestus, mis tegelikkuses meil siin programmi kannetes ei kajastu, aga ta on arvutuslikult olemas, et me saame kontrollida, et sel hetkel, kui me nii-öelda oleme tulnud üle SimpleBooksi programmi peale, et kas meie nii-öelda andmed on kõik õigesti, et aasta alguse andmed me paneme ju algsaldodena siis kannetesse sisse ja siit me saame selle järgi kontrollida. Et hetkel me võime vaadata, ma võtan korra bilansi siia veel kõrvale ette. Nii. Ja võtan siit teises tääbis jälle lahti. Niimoodi. Ehk siis vaatame, kontrollime siit seda ehitised rida. On siin 33 843,09 ja vaatan, tegelikult ma nüüd võtan selle põhivara raporti hoopiski, mul on siis natukene lihtsam, ehk siis raportid tulevad siit raportitel, põhivara raport. Nii, võtame käesoleva aasta. Ma võin ka võtta niimoodi, et ma võtan jaanuari alguse seisuga. Ma tahan näidata ja siis ta mulle ei näita täpselt nii, nagu mina tahaksin. Nii. Lõppväärtus 33 849,09.
Ehk siis, et ma vaatasin nii-öelda bilansist selle aasta lõpu väärtust hetkeseisuga. Ja algus siis oli 36, 134, 72. Nii. 36, 134, 72. Et need summad meil peavad ilusti klappima. Et kui need meil ei klapi, siis on kuskil mingisugune viga sees. Aga meil läks kõik praegu kenasti paika. Nii. Mul on nii palju tääbe siin lahti, et ma panen vahepeal mõned kinni ja võtan uuesti siit selle põhivarakaardi ette. Nii, aga võtame siis ette selle värske, mis ma siit nüüd soetasin. Nii. Ja siin meil sellist amortisatsiooni ajaloo nupukast ei olegi, seepärast, et siin meil ei ole sellist kaugemat ajalugu, mida kontrollida. Ja kõige alumine on siin meil see mahakandmine ja müük. Hetkel ei ole meil siin mingit infot, sellepärast, et me ei ole veel müünud. Me ei ole ka lihtsalt maha kandnud seda põhivara. Nii. Niimoodi. Kiire jooksuga oleme edased läbi vaadanud. Ja nüüd on see küsimus. Kui mul ongi see põhivara ennem soetatud, siis kuidas ma nüüd arvele sain? Kui te nägite, mul oli siin juba varasema sisestatud üks põhivarakaart. Ehk siis ongi niimoodi, et te võtate siit raamatupidamine põhivarad ja uus põhivara. Ja siis täidate siin otse need põhivara andmed, mis teil on nii-öelda varasemast olemas olnud. Ja siin te nüüd saate siis kõiki neid nimetusi ja asju muuta. Aga silmas peabki pidama seda, et põhivarakaardi koostamine ei tekita veel finantskandeid. Ehk siis te peate panema oma nii-öelda algsaldo kandesse selle põhivara summa kenasti kirja. Ma võtan siit ka selle oma algsaldo kande ette. Et mul oli siin arvutid ja arvutisüsteemid põhivarana varem arvel. Nii. Soetusmaksumusest kindlasti. Ja ka teisele kontole siis 1854 amortisatsioon arvutid ja arvutisüsteemid, siis siia ma panen ka selle niimoodi kenasti kirja. Et siis meil on ka bilanss õige algusest peale. Nii. Kui teil tekib nüüd küsimusi vahepeal, siis te võite julgelt kirjutada siia QA alla. Et ma käin teemad esialgu läbi ja pärast vastan ka siis küsimustele. Chati alla ma kahjuks... Okei. Chati alla ma korra piilusin. Ühesõnaga, et kuidas sisestada põhivara, kui alustame programmi kasutamist. Ehk siis täpselt see vastus oli siin juba olemas, et raamatupidamine põhivarad sinna alla sisestada. Nii. Ja kindlasti ka see märge, et soetamise kuupäev, pange siis ka kindlasti täpselt see, mis teil originaalkuupäev oli soetamisel, et mitte nii-öelda värske, vaid jah, et saaks arvutama hakata õigesti amortisatsiooni kõike, et siis nii-öelda algne soetamise kuupäev ja need amortisatsiooni andmed kõik. Ma võtan siit korra veel lahti selle. No, ma võtan siit selle ka. 2016 on mul siin sisestatud üks põhivara soetamine. Et siis siin on mul kõik samamoodi, et algne soetamise kuupäev ja mis kuupäevas siis nii-öelda amortisatsiooniga anded algavad ja siis tekivadki need peidetud kanded ja saate siis üle kontrollida. Mõnikord võib see peidetud kannete rivi olla päris pikk. Seepärast ongi peidus, et ta ilma asjata ei raiskaks ruumi siin põhivarakaardi peal, et siin kohe näete ikkagi vaikimisi neid, mis teil juba omal kannetes kajastuvad. Nõnda viisi. Kui nüüd põhivara oleme ostnud, sellega on lihtne, aga tahame teda müüa ka äkki. Ja ega midagi muud keerulismat sellega ei olegi, et lähete ka tehingud ja müügiarved. Ma vaatan, mis mul siin paberi peal kirjas on. Nii, võtame uus arve. Oli meil kliendi, nagu meil parajasti vaja on.
ja ma teen nüüd ühe müügiarve niimoodi, et ta on varasema kuupäevaga. Ja nii. Kõigepealt müüme näiteks maha selle hoone, mis meil siin põhivarana arvel oli. Ja kontrollime, mis meil ta jääkväärtus oli, eks ole. Me praegu näeme, et tema jääkväärtus siin novembri lõpu seisuga justkui on 33 843, aga suutsime hea hinnaga maha müüa, ehk siis 49 000-ga saame ta maha müüa. Siin me võime valida kauba müügi käibemaksu liigiks, aga see ei ole hetkel päris selline kõige tähtsam asi. Nüüd on meil vaja täiendavat infot, ehk siis meil on vaja see põhivara ka siduda konkreetselt selle müügiarvega ära. Klikin siia luubi peale ja siin vasakul ääres on selline väli nagu põhivara. Ma klikin siia peale ja hakkan trükkima selle põhivara nime. Nii, ma valin selle siia ja tulukonto võeti siit ära, see täidetakse salvestamisel, siis tulebki see põhivara müügi hinnast tuleb siia. Ja juhin tähelepanu, et me valisime arve kuupäevaks, valisin novembri kuupäeva, et alati ma sisestan tagantjärgi, mõnikord seda juhtub, eks ole. Ja siis ma pean siin rea peal ka selle ära muutma, sest sellele reale märgitakse alati vaikimisi see kuupäev, millal seda arvet sisestatakse. Et tavaliselt ei ole vaja muudatusi teha, aga kui tagantjärele sisestada, siis tuleb sellel silm peal hoida. Sest muidu see jälle omakorda mõjutab põhivara mahakandmist. Nii, nüüd ma olen selle ära sisestanud, mul on ilusti ära seotud ja salvestan selle arve ära. Nii. Nüüd on mul jällegi siin müügiarvel ka näha, et mul on seotud põhivara siin ja finantskandes põhivara müük müügihinnas ja käibemaks müügil nagu tavaliselt ja nõuded ostjate vastu. Jällegi lähen korraks käibemaksu aruandesse, näitan, kuidas see välja näeb. Müük oli meil siis nüüd novembris. Nii. Ja kajastub siin põhivara müük müügihinnas. Niimoodi. Lähme tagasi siia müügiarve peale ja ma lähen nüüd otse põhivara kaardile. Mis siin põhivara kaardil siin juhtus? Juhtus see, et kadus ära see novembri amortisatsioonikanne, kuna me müüsime selle hoone juba siis 10. novembril maha. Meil ei ole enam mingit põhjust seda amortisatsioonikannet siin näha. Ja lisaks juhtus see, et koostati siia alumisse jaotusse kanded. Ehk siis kanname ta põhivarast välja ja ka müügihinnas läheb nulli kokkuvõttes ja tuleb meil välja siin kasum põhivara müügist. On siis 14 948. Ma vaatame näiteks nüüd kasumi aruannet. Nii, siis hetkel meil muud müügitulu ei ole, meil ongi ainult muud äritulud all kasum põhivara müügist. Aga teeme nüüd ka järgmisi müügiarve. Kui me müüme maha nüüd selle sõiduauto, mis meil seal nimekirjas on. Selle teeme näiteks tänase kuupäevaga ei hakka trikitama. Aga kontrollime, mis meil siis selle auto väärtus oli. Auto hetkeväärtus on siis meil raamatupidamislikult üle 6000 euro, aga kahjuks selle auto müügiga meil nii hästi ei lähe. Meil õnnestub ta müüa ainult siis 5000-ga. Ja
jällegi täiendav info. Valin siit selle põhivara. Nii veel sõiduauto. Nii, jällegi muutub konto. Kuna arvekuupäev on sama, mis tänane kuupäev, siis siin mul ei ole vaja midagi muuta. Sellega on lihtne. Ja salvestan arve ära. Ja kui ma nüüd lähen selle põhivara kaardi peale, et vaatame, mis siin siis sai. Siin siis sai selline lugu, et meil on nüüd näha siis kahju põhivara müügist. Kui ma nüüd vaatan, nii kasumi aruannet uuesti, siis nüüd muude ärikulude all on meil siis kahju põhivara müügist kajastatud. Ja jälle mõne akna kinni. Võtan korraks uuesti käibemaksu aruande, ehk siis vaatame, mis see detsember meil näitab. Põhivara müük müügihinnas on meil kenasti kajastatud. Ja sellega on ka asi korras. Nüüd meil on järgi jäänud veel üks selline nii-öelda vanem põhivara. Võtan selle põhivara kaardi ka siit ette. Nii, ja see oli meil see sülearvuti. Sellega meil juhtus hoopis selline lugu, et me ei müünud teda maha, aga ta läks meil lihtsalt lootusetult katki ja me tahame ta maha kanda. Kuidas me siis maha kanname? Sellega on ka selles mõttes väga lihtne, et kui meil on siin see põhivara kaart ees, siis toimingud menüüst võtame muuda põhivara ja valime kuupäeva, millal me selle mahakandmise teeme. Paneme käele tänase kuupäeva. Nüüd on kõik selle arvutiga, enam ei saa midagi teha. Läheb minekut. Panin kuupäeva ja salvestan ära. Ja nüüd, mis me siin näeme? Need on siis meil siin üks kanne ainult. Kantakse ta nii-öelda amortisatsioonikonto, põhivarakonto ja muud ärikulud. Ehk siis kandsime ta maha. Ehk siis käsitsi ei ole vaja mingeid lisakandeid teha. Kõik see tehakse süsteemi poolt automaatselt ära. Kui te mineviku kuupäevaga asju võib-olla muudate, et siis aeg-ajalt on vaja vajutada koosta uued amortisatsioonikanded. Aga kui nii-öelda reaalajas tegutsemine on, et siis selles mõttes läheb lihtsalt, ei pea väga midagi trikitama. Minu poolt on praegu peamiselt punktid läbi käidud. Et kui teil on nüüd küsimusi, siis palun kirjutage siia Q&A alla, et ma katsun vastata. Nii palju veel infot, et ägelt tuleb ikka veel ette, et on selliseid põhivarasid, mis on soetatud enne, kui euro kasutusele tuli. Et neid on ka võimalik tegelikult meil siin kenasti programmis sisestada. Aga kuna see on selline teema, mis ilmselt puudutab hetkel juba üsna väheseid ettevõtteid, et siis ma sellel teemal praegu ei hakka pikemalt peatuma, et kellel on sellekohane küsimus, et võib meile siis alati kirjutada ja siis me seletame täpsemalt, et kuidas seda teha. Nii, ma vaatan küsimuste alla. Küsimusi ei ole praegu tulnud. Ühesõnaga, kui teil tekib küsimusi, aga andke meile julgelt märku ja hetkel minu poolt aitäh kõigile. Kaunis päeva jätku!